Tere päevast! Mina olen Ronald Laarma ja tulen Eesti Maaülikoolist ja meil on sinna juurde loodud selline suur sisevete uurimise keskus, limnoloogia keskus, päris korraliku ajalooga juba. Ja tahaks teile rääkida natuke sellisest keskkonnakaitse aspektist, et kuidas valgalalt tulenev hajukoormus võiks mõjutada siis järve elustikku ja selleks võtsime appi siis Jõgevamaa järved. Aga enne võib-olla selline üldlimnoloogiline taust siia juurde, et zooplankton on toiduahelas sellisel kesksel kohal ja tema peaks siis teoreetiliselt hea kvaliteediga järvedes suutma kontrolli all hoida fütoplanktoni biomassi ja peaks olema väga efektiivne toidubaas kaladele. Nüüd aga, kuna Eesti järved seisavad silmitsi eutrofeerumisega, suuresti tänu inimtegevusele, siis on tekkinud muutused toiduahelates, lisandunud lämmastik ja fosfor, ained veekogudes muudavad primaarprodutsendi fütoplanktoni biomassi, seal hakkavad domineerima tihtipeale sellised pikad niitjad sinivetikad, vesi õitseb ja see ei ole sobiv toidubaas siis zooplanktonile. Ja kuna zooplanktton ei suuda teda enam kontrolli all hoida, fütoplanktonit, siis see fütoplankton sureb, vajub veekogu põhja ja hakkab seal lagunema. Ja see lagunenud fütoplankton sisaldab orgaanilist ainet, mis satub vette ja see on omakorda toiduks bakteritele. Bakterid ise on toiduks algloomadele ja algloomad toovad siis selle lahustunud orgaanilise aine ja selle energia tagasi siis klassikalisse toiduahelasse. Ja kuna see toiduahel muutub pikemaks, siis toiduahel muutub ebaefektiivseks. See on selline lihtsustatud käsitlus mikroopsest lingust. Tegelikult see asi veekogudes on tunduvalt keerulisem. Ja kuna inimene seal järvede valgalal toimetab, muudab maakasutust, teeb endale põllumaad juurde, raiub metsa, siis see kõik mõjutab järvede ökoloogilist seisundit. Ja sellised muutused järvede valgalal toovad täiendavaid toitaineid, peamiselt fosforit ja lämmastikku Eesti järvedesse. Nüüd, kui need täiendavad toitainete kogused järve jõuavad, siis hakkavad seal tihtipeale zooplanktoni koosluses domineerima väikesemõõtmelised liigid ja peamiselt keriloomade rühm, kes ongi kõige väiksema mõõtmelised zooplanktoni kooslustes. Ja see töö koosneb siis põhimõtteliselt kahest osast. Kõigepealt koguti Jõgevamaa järvedest zooplanktoni proovid. Need analüüsiti keskkonnaseireprogrammi raames ja sellest tuleneski siis selline mõte, selline artikkel koostada, sest need Jõgevamaa järvede zooplanktoni kooslused olid võrdlemisi sarnased. See tekitas küsimuse, et mis võiks selle taga olla, milline võiks olla Jõgevamaa järvede valgala, sest teada tuntud on, et ajalooliselt on Jõgevamaa või Vooremaa olnud väga selline põllumajandusmaa rikas piirkond oma hea kvaliteediga muldade poolest. Ja tekkiski küsimus, et kas see põllumajanduslik hajukoormus võiks olla see, mis siis mõjutab zooplanktoni kooslust. Ja kas järved võiksid olla siis vastupidavad sellele koormusele, mis sealt valgalalt tuleb. Metoodiliselt siis koguti kokku 7 proovi juulikuus, vastavalt siis Euroopa Liidus kehtestatud proovikogumise standardile järve kõige sügavamast kohast integraalselt. See tähendab siis
kogu veesamba ulatusest üks proov. Nendest proovidest siis määrati liigiline koosseis, arvukus, biomass ja koosluse struktuur ehk siis 3 rühma nii-öelda osakaalud ja need uuritud järved Jõgevamaal põhja poolt lõuna poole tulles oleksid siis Kuremaa, Kaarepere Pikkjärv, Kaiavere, Raigastvere, Elistvere, Soitsjärv ja suurim Jõgevamaa järv Saadjärv. Teine osa sellest tööst oli see, et me vaatasime siis need Valgala andmed üle igal järvel ja kasutasime siis 3 kõige enam esinevat maakatte tüüpi, arvutasime nendelt ärakande koefitsiente kasutades potentsiaalse fosfori koormuse, mis võiks järve jõuda. Siis Wollenweideri mudeli abil hindasime, kas siis see fosfori koormus on järve jaoks talutaval või ületaval tasemel. Zooplanktoni kooslused, nagu ma ütlesin, olid Jõgevamaa järvedes väga sarnased. Seal domineerivad keriloomad ja just väikesemõõtmelised keriloomad ja sellise koorikloomade fauna on seal võrdlemisi vähearvukas ja kui ta ongi arvukavam, siis seal domineerivad kas noorjärgud või väga väikesemõõtmelised koorikloomad, mis viitab kõik sellele, et järved on reostuskoormuse all. Maakatte analüüsi tulemusel selgus, et ega ka valgalad on väga sarnased, domineerib seal põllumaa, nagu me eeldasimegi. Teisel kohal on metsamaa ja viimasel kohal siis looduslik või poollooduslik rohumaa. Ja nüüd, kui need fosfori ärakande koefitsiendid arvutatud sai, siis selgus see, et suuremalt valgalalt tuleb rohkem fosforit järvedesse, aga see nii-öelda järve taluvus sõltub just siis järve enda sügavusest ja just sellest veemahust, mis seal järves on, ehk siis suurema veemahuga järved on vastupidavamad kui madala või väikese veemahuga järved. Et selline klassikaline Jõgevamaa järv, tema keskmine sügavus on alla 3 meetri. Valgala on tegelikult võrdlemisi väike Vooremaal võrreldes teiste Eesti järvedega ja sellistelt suuremalt valgalalt siis tuleb ka rohkem fosforikoormust. Ja selle Wollenweideri mudelile need andmed kandes selgus see, et Jõgevamaa 7 järve moodustasid siis nii-öelda 2 gruppi. Esimene grupp, mis on märgitud siis selle punase kolmnurgaga, sinna hulka kuuluvad siis Elistvere, Kaarepere Pikkjärv, Kaiavere ja Raigastvere järv. Nende jaoks on see fosforikoormus, mis sealt valgalalt tuleb, kindlasti ületaval tasemel. Nad on madalad järved ja see mõjutab kindlasti siis kogu seda elustikku, kes seal järves elab. Sinine grupp, tema jääb niimoodi sinna piiri peale, ehk hetkel veel see järv saab selle fosforikoormusega, mis sealt valgalalt tuleb, saab hakkama veel. Ja sinna hulka kuuluvad Kuremaa järv, Saadjärv ja Soitsjärv. Kuremaa järv ja Saadjärv ei ole sellised klassikalised Jõgevamaa järved. Nad on sügavad, neil on väga suur veemaht ja Kuremaal on väga väike valgala. Ehk see siis tingib ka seda, et temale sinna jõuab järve jõuab siis vähem fosforit ja elustik saab sellega ilusasti hakkama.
Mõned järeldused, mida sellest uurimistööst võiks siis tuua, on see, et järve morfomeetrilised näitajad mõjutavad oluliselt seda, kuidas siis see nii-öelda fosfor seal järves käituma hakkab. Et kõik Jõgevamaa järved on sellised keskmise karedusega järved, ideeliselt vastupidavad igasugusele reostusele, mis valgalalt või siis järve vahetust lähedusest võiks siis tulla. Siis Saadjärv ja Puremaa, nemad ei ole klassikalised järved, nemad on ka vastupidavad, küll aga Saadjärv seisab silmitsi probleemidega. Tema põhjakiht on muutunud viimastel aastatel hapnikuvaeseks, ehk see võiks vallandada nii-öelda sisekoormuse järvedest ja seetõttu võiks ka tema seisund varsti olla tunduvalt halvem, kui ta praegu nende koefitsientide järgi on. Siis Soitsjärve puhul, tema küll on klassikaline Jõgevamaa järv, kuid sattus klassi, et ta võiks olla vastupidav, siis tegelikult elustik seal järves on väga kehval seisul. Seetõttu limnoloogid hindavad, et seal järves võiks olla probleemiks sisekoormus ehk setetesse akumuleerunud ajalooline reostus. Ja see on minu poolt kõik. Aitäh!